räägime teile sektorite vahelise mobiilsuse meetme toetamismeetmest ja nagu päevakava siin näha on, et meil on päris palju esinejaid, et siis võib-olla hakkaksimegi siis otsast minema. Nii, aga ma siinkohal lõpetan siis jagamise. Nii, tere kõikidele. Võtan sõnajärje siit pealt kohe üle. Mina olen Pille Pikker, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonnast. Ja ministeeriumis on minu laual see sektorite vahelise mobiilsuse toetusmeede. Nii, jagan slaide, et millega siis on tegu, kui me räägime sektorite vahelisest liikumisest. Et kelle jaoks see on mõeldud ja miks? Nii, kõigepealt, mis on olnud probleemid, miks on olnud niisugust toetusmeedet tarvis? Kõigepealt see, et ettevõttes töötavate teadlaste arv on meil väike. Väga pikka aega on olnud erasektori investeeringute protsent SKP-st madal, et kui 2020. aastal oli see 0,98%, siis MKM-i andmetel 2023. aastal on see küll tõusnud 1,08-ni, kuid siiski võiks olla märksa kõrgem. Siis teadmus, mida akadeemias siis tehakse, et see ei jõua akadeemilisest sektorist väljapoole ja väljaspool ei osata seda rakendada. Sealsamas jällegi avaliku sektori suutlikkus integreerida teadustulemusi poliitikasse on madal. Enamus doktorikraadiga isikuid töötab meil akadeemilises sektoris ja väljaspool akadeemilist sektorit ei leia doktorikraadiga inimesed kvalifikatsioonile vastavat tööd kahjuks. Ja probleemiks on olnud ka see, et doktoriõpingute läbimine venib ja ei kaitsta oma kraadi ära. Võimalikud lahendused, mida saaks ette võtta, mida saaks teha, et need probleemid oleksid väiksemad. Kõigepealt teadlaskarjääri võimaluste mitmekesistamine ja teadmussiirde suurendamine erinevates sektorites. Teiseks, avalikus ja ettevõtlussektoris võiks kasvatada teadmusmahukust. Lisaks sellele veel teadusasutuste ja ettevõtete omavahelise koostöö soodustamine. Tööturu vajaduste parem seostamine õppe- ja teadustööga ja õppesisu rikastamine. Ja lisaks teadmussiirde doktorantuuri või ka ettevõtlusdoktorantuuri läbimise võimaldamine. Ja tõepoolest seoses doktoriõppe reformiga 2022. aastal on doktorantuuri vastuvõtmisel võimalik siis valida erinevate variantide vahel, et kuidas seda doktorantuuri läbida. Nii, mis on meie SECMO meetme eesmärk, sihtrühmad ja millised siis oodatavad tulemused, mida poliitikakujundaja on välja mõelnud, mis võiks olla saavutatud 2029. aastaks, kui see SECMO meede peaks lõppema. Et eesmärk on siis inimeste liikumise kaudu erinevate sektorite vahel suurendada koostööd akadeemilise ja mitteakadeemilise sektorite vahel,
mitmekesistada teadlaskarjääri. Selleks on SECMO meetmes 3 erinevat tegevust erinevatele sihtrühmadele ja tulemuseks ehk aastaks 2029 võiks olla see, et toimib tõhus teadmusringlus, paranevad ettevõtete ja teiste asutuste oskused teadustulemusi rakendada. Õppe- ja teadustöösse kaasatakse märksa rohkem praktikuid, kõrgharidusõpe muutub praktilisemaks, lisaks on doktoriõppe läbimise võimalused mitmekesised ja ühiskonnas suureneb ka doktorikraadiga isikute arv. Ehk et me tõesti loodame, et igal aastal saab kaitstud 300 doktorikraadi. Nii, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, on toetatavat tegevusi SECMO meetmes 3. Teadlase kaasamine teadusasutusse või ettevõttesse, teadusasutusest ettevõttesse või avaliku sektori või kolmanda sektori asutusse läbi viima rakendusuuringuid või tootearendust. Siis teise tegevusena tippspetsialisti kaasamine ettevõtlusest või avalikust sektorist korraliselt positiivselt evalveeritud ülikooli, teadus-arendusasutusse või akrediteeritud riigi rakenduskõrgkooli ning teadmussiirde doktorandi palkamine. Väga oluline on teada, et SECMO meetmest toetuse taotlemisel peab see tegevus olema seotud ühe nutika spetsialiseerumise valdkonnaga. Ehk et sellel struktuuritoetuste perioodil teaduse meetmed peavad olema seostatud TAIE ehk teadus-arendustegevuse innovatsiooni ettevõtluse strateegia ühe fookusvaldkonnaga. Ja nendeks TAIE fookusvaldkondadeks on siis digilahendused igas eluvaldkonnas, tervisetehnoloogiad ja teenused, kohalike ressursside väärindamine ja nutikad ja kestlikud energialahendused. Nendel fookusvaldkondadel on veel ka alamvaldkonnad, aga neid ma praegu nendel pikemalt ei peatuks. Ja sellel perioodil välja on jäänud siis fookusvaldkond elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum, aga nii on olnud Euroopa Komisjoni ja Eesti riigi läbirääkimiste tulemus. Kui teil on tekkinud huvi SECMO meetme vastu ja te soovite saada rohkem informatsiooni, et siin olen ära toonud inimesed, kelle poole ma julgustan kõiki pöörduma, kui teil on tekkinud küsimused. Et taotlemisega seonduvate teemadega palun pöörduda siis Riigi Tugiteenuste Keskuses Teadassa poole. Eesti Teadusagentuurist aitab SECMO teemadel kaasa mõelda Viktor Muuli ja ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest aitab teid Kersti Vaarmets. Aga mina soovin teile edukat taotlemist ja aitäh! Aitäh, Pille! Et kui on nüüd kellelgi mingit sellist seotud Pille ettekandega mõnda küsimust, et siis võib kohe küsida, et lähemalt me räägime kõikidest nendest teemadest järgnevates ettekannetes. Et kui kellelgi on kohe mingit küsimust. Aga siis ma annaksingi sõnajärje Karl Pärtelile, kes on siis üks meie edukatest toetuse saajatest, et ta siis võib-olla teeks siis väikese sellise põike, kuidas siis on teil
läinud selle SECMO meetmega, sest teie projekt on nüüd juba, ütleme, pool on vähemalt tehtud, kui mitte rohkemgi kui pool. Ja kas muidu kuulete mind hästi? Jah. Okei, väga tore, siis üks 5-10 minutit jagan teile oma kogemust sellest meetmest ja muidu tausta poolest, siis millega me tegeleme, on siis seenematerjalide arendus. Ehk siis me võtame ühe selle TAIE fookusala, ehk siis selle puiduressursside väärindamine. Meie alusmaterjal on näiteks puidutööstuste jääk ehk saepuru ja see seeneniidistik on kui selline looduslik liim. Ehk siis me paneme selle seeneniidistiku kokku saepuruga ja ta seob selle uuesti tugevaks materjaliks, mida saad kasutada näiteks isolatsioonimaterjalina, ehitusmaterjalidena, aga ka muud ehitussektorile. Sest see on väga kõige ressursimahukam, kõige suurema CO2 jalajäljega tööstusharu Euroopas. Nii et selliseid materjale me loome, lihtsalt annan teile sellise tausta sellesse ja minnes kohe selle teema peale, ehk siis arutame siin SECMO toetusest, siis ma tahtsin üldiselt öelda seda, et kuna olen kokku puutunud väga paljude erinevate toetusmeetmetega, näen, et Eesti riik on selles mõttes andnud väga palju võimalusi, et nii teadusarendustööd kui ka selliseid uusi tehnoloogiaid välja arendada, et väga märkimisväärne toetus ja SECMO on seejuures on üks, ma ütleksin nii-öelda nagu sulgudes või jutumärkides öeldes kõige lihtsamad neid, kui sa paned võrdlusesse ka ütleme rakendusuuringute programmid ja muud sellised mahukamad ja suuremad projektid, siis see protsess on päris kiire, et see projekt nii kokku panna kui ka sisse anda ja tagasiside saada. Lisaks on see ka, et mis mulle väga on meeldinud SECMO pool on see, et SECMO poolne tiim on olnud väga sellise kiire, hea suhtlusega, kui vaja, võtad telefoni ja räägid, inimesed aitavad sind ja mis on ka oluline, on ka see raporteerimise pool muidugi, et see on alati selline osa, mis käib avaliku rahastusega kaasas, seda ei tasu karta. Ja SECMO puhul ma ütleksin, et see on väga-väga mõistlik võrreldes paljude teiste meetmetega, et see on läinud suhteliselt oma projektiplaani koostad, annad sellele tagasiside ülevaate, kui ka ühtse finantsraporteerimine on olnud üsna väga nagu lihtne ja kiire võrreldes paljude teiste meetmetega. Ehk siis sellise üldise poole pealt ma ütleksin, et ei tasu nagu midagi karta selle meetme puhul, et minge aga peale. Ja muidu praktilisema poole pealt ka, et kuidas meil kulges see, oli see, et jah, meie leidsime just nagu teadlase ettevõttesse ja leidsime ta nii-öelda pool tutvuse kaudu, aga kindlasti on viise see ka, et lähete, kui siin on nagu ettevõtjaid või muid tegelasi, kes tahavad kaasata just teadusasutustest inimese, siis kindlasti saab võtta otsida välja, ütleme näiteks meie puhul siis kas keemia poole pealt või ehituslabori poole pealt võtta nende juhtidega ühendust ja öelda, et näiteks, et otsite seda inimest ja nad tõenäoliselt aitavad teil ka seda inimest leida. Siis oli muidugi projektiplaani koostamine, kus on ka selline Gantt chart ehk siis oma ütleme siis kvartalipõhistelt või tegevuste põhistelt näitate ära, et mis teil plaanis on. Siis on lisaks on ka see e-toetuskeskkonna täitmine, paljud on kindlasti siin sellega kursis, aga ka see ei ole väga keeruline protsess sisuliselt, kui projektiplaan on juba koos, siis märgite ka selles e-toetuskeskkonnas need samad tegevused ja sama sisu seal ära. Ja meie puhul võtsime osaajaga inimese vastavalt tema enda soovile ka ja seeläbi tegelikult oli kogu see asi oli üsna mõistlik ja ta tuli ja ta on meil kindlasti ka koha peal. Et see on ka meie arvates on nagu oluline, et just innovatsiooniprotsessi puhul, et kui võtamegi seenematerjalid, siis tegelikult väga palju teadmust selles osas ei ole veel laiemalt ka ühiskonnas. See on oluline, et integreerida see inimene oma tiimiga ja et sul oleks kindlasti ka ütleme siis kas öelda kindlasti, aga tuleb abiks, kui teil on ka tehnoloogia juht, kes selle inimesega tegeleb lähemalt. Ja üks oluline aspekt on ka, et tegelikult kui te võtategi selle inimese sisse, eriti näiteks osaajaga kui ka täiskoormusega, siis ma soovitan
mõelda nagu pikema projekti peale, ehk siis see on kuni 2 aastat on, et 6 kuud ma kindlasti ei soovitaks teha, sellepärast et see lihtsalt see teadmuse ehitamine selle inimese poolt, et kui ta tuleb teile ettevõttesse sisse, noh, mõnikord tuleb inimene just ja õpetab ettevõtet välja. Meie puhul oli selline kombinatsioon, kus inimesel olid väga vajalikud teadmised, mis aitaksid meid edasi, aga me pidime ka teda harima uues valdkonnas ja see asi võtab aega lihtsalt. Nii et tegelikult sa näed või vähemalt meie puhul me näeme, et esimene aasta hakkab lõppema ja me näeme, kus inimesel tekib selline nagu kriitiline know-how ja ta alles hakkab nagu ehitama selle peale sellist nagu täiesti uusi teadmisi ja ägedaid avastusi. Ehk siis, et see protsess võtab aega, teadus-arendustöö võtab aega ja pigem mõelge alati sellest lähtudes, et me ei saa midagi liiga kiiresti ära tehtud, vaid alati võtab enam aega, kui arvame. Nii et need on minu sellised väiksed soovitused ja kokkuvõttes ütleksin, et kasutage seda võimalust täiesti kindlasti, minge peale, et teid tahetakse aidata ja selleks on rahastus olemas, et miks mitte seda head võimalust kasutada. Meie küll vähemalt plaanime. Nii et kui on ka praktilisi küsimusi näiteks mulle, tahate pärast midagi arutada, et siis on meie email on siin olemas ja siin on ka näha meie inimene, kes meie puhul on Pia Jõul, see teadlane, talt tekkis keemia valdkonnas ja täiesti super inimene. Nii et meie oleme kokkuvõttes väga õnnelikud. Ja, suur aitäh! Suur tänu jagamast positiivset kogemust, seda on hea kuulda. Ja aga siit läheksime siis edasi ja ma räägiksin siis sellest, loodan, et nüüd tuli see minu Harid on olemas. On jah? Jah. Selge. Et siis mina olen Teadas, olen teenuse koordinaator ja tegelen siis selle tegevusega ka, mis on siis sektorite vahelise mobiilsuse toetamine. Nii nagu ka siin enne läbi käis, siis on neid tegevusi, mida me toetame 3. Teadlase kaasamine siis rakendusuuringu või eksperimentaalarendusprojektide elluviimiseks, tippspetsialisti kaasamine ja teadmussiirde doktorantuur. Ja siinkohal olen ka mina siis pannud ühe slaidi ja sellest räägib meile ka eraldi Mats Hansen Eesti Teadusagentuurist, et kindlasti siis peab see projekt liigituma ühe nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonna alla. Ja siin on need kasvuvaldkonnad toodud, mis omakorda jagunevad siis prioriteetseks suundadeks. Ja me oleme ka nende jaoks, kes nüüd varem on siin varasemates voorudes seda taotlusvormi täitnud, siis hiljem ma näitan ka, me oleme natukene teinud seda taotlusvormi võib-olla selgemaks ja arusaadamaks just selle kasvuvaldkonnade osas, et kuidas neid valida ja kõik siis selgitused, mis leiate nii taotlusvormist kui ka antud kui ka siis selles ettekandes on siin viited, ja oleme ka valmistamas siis sellist KKK rubriiki, kus ka nendest teemadest natuke rohkem kirjutame, et see tuleb meie kodulehele küll veidi hiljem, et siis see teema kindlasti on tähelepanu keskmes. Aga räägiks siis kõigepealt siis sellest tegevusest 1, kus siis toetatakse projekte, kus siis eraavaliku või 3. sektori asutus. Siinkohal ei saa siis toetust taotleda positiivselt evalveeritud teadus-arendusasutused ja TAK-id. Nad sõlmivad siis lepingu teadlasega. Ja see projekt peab siis vastama teadus-arendustegevuse tunnustele, millest ka meil veidi hiljem on eraldi ettekanne. Ja see teadlane, keda siis tööle võetakse, peab siis omama vähemalt 5-aastast teadus- ja arendustegevuse töökogemust ning taotluse esitamise hetkel peab ta siis töötama positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses vähemalt 0,5 koormusega.
Ja minimaalne koormus, millega te siis teadlase saate võtta tööle, on 0,5. Ja muidugi siin on ka mõned viited sellele, millistel juhtudel me siis toetusprojektile anda ei saa. Ja juhin ka tähelepanu siin eriti just sellele punktile, kus on öeldud, et see töölevõetav isik ei tohi siis olla sellele toetust taotlevas asutuses töötanud üle 3 kuu. Kogu Segmo tegevus on üles ehitatud ühiku hindadele ja selle tegevuse siis tegevus 1 juures on teadlase töölevõtmisel ühiku hinnaks 4171 eurot. See summa on siis 1 kuu kohta täiskoormuse korral ja meil on siis, me räägime siis niinimetatud palgafondiks, ehk see on siis koos kõikide tasudega, kõikide maksudega see hind. Lisaks sellele rakendub siis projektile 40% ühtsel määra alusel arvestatud kulud vastavalt siis tööjõukuludele ja need siis on kulud, mida te saate siis teha projekti jaoks vajalikeks tegevusteks. Toetuse piirmäär on maksimaalselt 70% ja omafinantseering peab olema vähemalt 30% ja see oleneb nüüd siis sellest, milline on ettevõtte suurus, et seda me saame siis vaadata järgmisel slaidil. Projekti abikõlblikkuse periood on minimaalselt 3 kuud ja projekt saab kesta maksimaalselt 2 aastat. Ja nii nagu ma ütlesingi, siis nii toetusmäär kui siis omafinantseeringu määr sõltub sellest, kui suur on siis toetuse saaja ettevõte. Ja samuti sõltub toetuse määr ka sellest, kas siis tegemist on rakendusuuringu või eksperimentaalarendusega. Ühe projekti raames saab teha tegelikult mõlemat tegevust ja siis on toetuse arvutamise aluseks siis see tööde proportsioon, mille te siis peate ilusti sealt taotluses välja tooma, et taotluse üheks lisaks on kantitabel, kus siis saab välja tuua, et millised tegevused siis, kuidas siis rakendusuuring eksperimentaalarendus jaguneb. Ja vastavalt siis sellele, kas siis meil on väikeettevõtte keskmise suurusega ettevõte või suurettevõte, on siis ka toetuse määrad. Et rakendusuuringu puhul näiteks, kui meil on tegemist väikeettevõttega, siis on toetuse määr 70%. Ja ettevõtja liigi määramisel tuleb siis arvestada nii partner kui sidusettevõtteid, sealjuures siis me vaatame nii töötajate arvu kui ka finantsandmeid ja uuendus on siis selles taotlusvormis see, et te ise esitate siis juurde oma ettevõtte kontserni skeemi. Meie anname siin meetmes riigi abi. Ja teil on võimalik siis saada kas vähese tähtsusega abi või riigi abi ja ka selle kohta on veel meil eraldi ettekanne, et siin ma siis pikemalt ei peatu, kuid on meil olemas siis lingid selles ettekandes nii meie kodulehele kui ka Rahandusministeeriumi riigiabi kodulehele, kus saate siis abi nii selles osas, mis on siis vähese tähtsusabi, mis on riigiabi ja kuidas siis määrata ettevõtte suurust. Tegevus 1 raames esitatud taotlusi hindab hindamiskomisjon ja meil on 5 hindamiskriteeriumit, kusjuures see esimene võib-olla on isegi kõige tähtsam, ehk see, et projekt peab vastama siis teadus-arendustegevuse tunnustele ja tal peavad olema seosed nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga. Ja kui see esimene hindamiskriteerium saab hindeks nii-öelda ei, siis edasi juba taotlust ei hinnata. Kui aga selles osas on kõik korras, siis järgnevate hindamiskriteeriumitel puhul peab see siis hinne ületama lävendit. Ja kõik siis lävendi ületanud taotlused saavad rahastuse kuni siis eelarve ammendumiseni. Et
see oli siis tegevus 1 ja teadlase töölevõtmisest. Lühidalt ka siis tegevusest 2 ehk tippspetsialisti kaasamine. Siin on siis toetuse saajaks siis riigi või avaliku õiguslikud teadus- ja arendusasutused, ülikoolid või siis positiivselt akrediteeritud riigi rakenduskõrgkoolid, kes siis saavad võtta tööle tippspetsialisti, kes siis nende asutuses kas viib läbi õppetööd, praktikat, panustab teadus-arendustegevusse, innovatsiooni, tegeleb tehnosiirdega, et selliste tegevustega, mis on siis seotud asutuse põhitegevusega. Ja on toodud ka siis nõuded, millele tippspetsialist peab vastama. Ja siin on siis, ta peab vastama siis ühele nendest 3 tingimustest. Kas tal on siis vähemalt 5-aastane teadus- või arendus- või innovatsioonialane töökogemus, kas ta siis tegutseb ettevõtjana või ta on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert. Ma vaatan, et üks käsi on püsti, et ma siis võtan selle küsimuse kohe ära. Ja vabandust, Priit, mina tõstsin selle käe, ma ei teadnud, et kas ma tohin praegu nagu kätt tõsta või mitte. Ma võin... Okei. Ma lihtsalt tahtsin küsida seda, et kui lävend on 2,5–3, kas skaala on 1–5? Jah, skaala on 1–5. Ja need, mis saavad üle nagu lävendi, need pannakse nagu numbrilisse nagu nii-öelda rankingusse või nagu järjekorda ja nii palju raha on, nii palju eest saavad? Ei, meile ei tule pingerida, vaid iga projekt võistleb nii-öelda iseendaga. Et kui teie konkreetne projekt ületab lävendi, siis te saate rahastuse, et see ei ole sõltumuses teistest projektidest. Lihtsalt taotlusi menetletakse esitamise järjekorras, et eriti siis, kui see projekti, ütleme, juba taotlusvooru lõpp on lähedal ja ütleme, vahendid on lõppemas, no see tõenäoliselt ei juhtu nüüd selle esimese taotlusvooruga, vaid ütleme seal kuskil juba seal 2020-2028 näiteks, et siis need taotlused, kui meil raha ei ole, isegi kui ta on ületanud lävendist, siis ta ei saa rahastust. Selge, aitäh. See on see mõte. Tänan küsimuse eest. Ja tippspetsialisti võib siis võtta tööle ka koormusega 0,1. Ja ka siin on siis piiranguks see, et see isik ei tohi olla siis töötanud eelnevalt asutuses üle 3 kuu. Nii nagu ma ütlesin, kõikidel tegevustel on siis tegemist ühikuhinnaga ja ka tippspetsialisti puhul on siis ühikuhinnaks 4171 eurot ja lisanduvad siis lisandub 40% siis muudeks projekti jaoks kasutatavaks kuludeks. Ja igaks juhuks juhin ka tähelepanu sellele, et juhul, kui te võtate siis selle isiku tööle kas käsunduslepingu või töövõtulepinguga ja see lepingu maksumus on võrdne või ületab 20 000 eurot, see on siis nagu kogu projektiperioodi jooksul, siis peab tegema siis, võtma pakkumised, tegema siis ostumenetluse. Tegevus 2 puhul on toetuse piirmääraks 85% ja oma finantseering peab siis olema vähemalt 15%. Ja ka siin on siis projektide abikõlblikkuse periood minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 2 aastat. Tegevus 2 puhul hindab siis, tunnistab nõuetele vastavaks projekte ja hindab rakendusüksus ja valikukriteeriumid on siis jah ei skaalal. Ja ka siin siis pöörame ikkagi tähelepanu nendele seostele nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonna ja TAIE fookusvaldkondadega ja suurt tähelepanu muidugi pöörame me tippspetsialisti selle varasemale töökogemusele ja sellele, kas ta ikkagi kas tema kvalifikatsioon vastab siis sellele, mille jaoks teda siis asutusse tööle võetakse. Ja kui siis
on olemas selgelt sõnastatud eesmärgi püstitus ja tulemus ning tegevused on vajalikud siis sellele taotlevale asutusele, siis kõik taotlused, kes siis kriteeriumid saavad jaatavalt siis saavad ka rahastuse. Ja tegevus 3 on siis meil teadmussiirde doktorantuur. Teadmussiirde doktoranti puhul saavad siis taotlejaks olla Eesti erasektori asutused ja siinkohal ka siis eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused ning tehnoloogia arenduskeskused või siis avaliku sektori asutused. Ja me toetame siis projekte, kus siis tööle võetakse teadmussiirde doktorant, kelle doktoritöö sisuks on doktoritööga seonduv tegevus, mis on siis kooskõlas tema individuaalse õppe- ja teadustöö kavaga ja see doktoritöö peab siis lähtuma ettevõtte või asutuse jaoks olulise küsimuse lahendamisest. Ehk siis lühidalt öeldes see doktoritöö peab olema seotud ettevõtte tegevusega. Ettevõttel peab siis olema see uurimustöö vajalik ettevõtte jaoks. Teadmussiirde doktorant võib siis töötada toetuse soo juures minimaalselt 0,5 koormusega ja isik ei tohi olla siis immatrikuleeritud doktoriõppesse enne 1. jaanuari 2022. Käesoleva aasta siis 31. jaanuarist alates tõusis teadmussiirde doktorandi ühiku hind ja uueks ühiku hinnaks on siis 2935 eurot. See on küll veidi väiksem kui tegevuste 1 ja 2 puhul, aga on siis suurem kui oli eelmises taotlusvoorus ja lisanduvad siis 40% ulatuses siis ühtse määra alusel arvestatud kulud. Toetuse piirmäär on kuni 70% ja omafinantseering peab olema vähemalt 30%. Ja kuna doktorantuuris on doktorandi nominaalne õppeaeg enamasti 48 kuud, siis selle tegevuse juures saab ka projekti abikõlblikkuse periood olla maksimaalselt 48 kuud, nii nagu siis doktoranti õppeaeg on. Ja viimane võimalus siis doktorandi toetust taotleda on kevadel 2026 ja see piirang on seotud sellega, et me ikkagi eeldame, et selle projekti perioodi jooksul see doktorant ka selle doktorantuuri läbib, et hiljem lihtsalt ei ole seda jõua. Aga ma vaatan, et siin on jälle käsi püsti või see jäi eelmisest korrast? Ei jäänud, mina vana krahvamaan jälle küsin, vabandust. Ma tohin vahele küsida, eks ole? Ja, muidugi. Okei. Hästi rumal küsimus, aga ma tahaksin täppi peale. Kui te ütlete seda, et toetuse piirmäär on kuni 70% ja oma fin on 30%, kui te räägite näiteks sellest teadlase palkamise puhul 4171 kuus tööjõukulud, kas sellest saab taotleda siis kuni 70%? Või kas selles summas 70% on abikõlbulik? Või on see summa nii-öelda see ongi see 70% ja sellele lisandub veel 30% oma finantseeringut? Ei, see on 4171 on nii-öelda 100%, millest teie siis selge. Jah, okei, ma sain aru. Meie katame teile 70%. Ja teine küsimus kiiresti on see, et kui inimene ei tööta täiskohaga näiteks, et samal ajal ta viib läbi Tartu Ülikoolis doktorantuuri, siis see nagu omavahel mingit konflikte ei tekita teile. Ma ei räägi seda, et ütleme, et inimene võetakse nagu magistrikraadiga, inimene võetakse kui teadlasena tööle, mitte kui teadmussiirde doktorant. Aga samal ajal ta läbib Tartu Ülikoolis või lõpetab Tartu Ülikoolis näiteks doktorantuuri, siis see ei ole teie puhul probleem. Ei. Okei, aitäh. Siin on veel üks käsi. Mina küsin kohe selle sama protsentide küsimuse üle.
ma saaks ikkagi nii aru, et võtame selle sama doktorantuuri puhul, et kõigepealt on see doktorandi tasu 2935 pluss 40% ühtse määra alusel veel sellest tööjõukuludest ja sellest summast kokku 70% on toetus ja omafinantseering 30%, mitte ainult siis tööjõukuludest 70%. Need muud kulud jäid sellest nagu välja, et me ikkagi võtame tööjõukulud pluss muud abikõlblikud kulud, liidame kokku ja siis me saame 100% ja sellest 70%. Ehk kui niipidi, siis me saame enam-vähem nagu ma ei oska seda peast praegu kokku liita, aga ta peaks selle tööjõukulu enam-vähem nagu ära katma. Ehk samamoodi, kui me võtame ikkagi nendest muudest abikõlblikest, me saame ka 70% toetada. Ja selles mõttes on teil õiges, et tuleb kokku liita need mõlemad. Ja, lihtsalt see eelmine küsimus oli võib-olla natuke teistmoodi püstitatud, aga nii on õigus. Ja ma küsisin konkreetselt palga kohta, sest need muud abikõlblikud kulud, neid ei saa nagu palgana, neid ei käi palga all. Ja, aga kui me räägime projekti abikõlblikest kuludest, siis selles mõttes on õige, et me liidame kokku nii palga kui see 40%. Ja tegevus 3 puhul samuti hindab siis taotlusi rakendusüksus ja samuti siis siin on toodud siis valikukriteeriumid. Kindlasti peab siis olema esitatud kas doktorandi kavand või uurimustöö projekt, kus on siis toodud välja siis seotus ettevõtte vajadusega. Ja ülikooliga peab olema siis kokkulepe, et kas siis doktorandi tõend juba, et ta on immatrikuleeritud või on siis nõusolek immatrikuleerimise kohta või on siis nõusolek avada konkurss. Et kindlasti ülikool peab olema juba oma siis kinnituse andnud taotlemise hetkel, et see doktorandi koht kas on juba olemas või siis luuakse. Ja samamoodi siis, kui on siis hindamiskriteeriumid saanud kõik positiivse hinnangu, siis rahuldatakse kõik taotlused, mis vastavad siis nendele kriteeriumitele. Et kas nende tegevuste kohta veel on mingeid küsimusi, et ma siis... Et kas nüüd midagi jäi veel taotlemisest ja sellest ma räägiks siis veidi hiljem. Aga siis ma siinkohal hetkel lõpetaksin jagamise ja annaksin siis sõna Urve Voolule Riigi Tugiteenuste Keskusest, et siis tutvustaks ja räägiks natuke riigiabi teemadel. Ma arvan, et slaidiot on näha. Jah, sulle on praegu see mitte esitlusvaade, vaid... Jaa, ma kohe lähen järgmisele. Nüüd peaks olema ekraanil. Jaa, ta on ekraanil, aga sul ei ole see esitlusvaade, vaid see sinu enda vaade nii-öelda. Nüüd on korras, jah. Aitäh. Et ma olen Urve Vool Tugiteenuste Keskuses siis samas talituses, kus me nüüd SECMOt menetleme ja tegelikult siis ma natukene räägin riigiabist ja vähese tähtsusega abist, kuna ma arvan, et nüüd määruse lugejad on saanud aru, et tegelikult määruses on võimalik, määruse alusel on võimalik anda 3 liiki abi. Et on toetus, millest siis ma arvan, et ettekandes oli suurem jagu juttu juba ära, aga nüüd on võimalik siis riigiabi ja vähese tähtsusega abi ka anda. Ja põhimõtteliselt kõige olulisem ongi nüüd see, et missugust abiliiki tuleks teil valida. Selle otsuse peate taotluse menetlemisel ise tegema. Ja põhimõtteliselt see sõltub ka mitmeski puhus selle järgi, kes on taotleja. Kui me nüüd räägime äriregistrisse ja mittetulundusühingute
sihtasutuse eraõiguslik juriidiline isik, kes on sinna kantud, siis seal on ilmselge, et tegelikult tuleb neile anda riigi abi, kuna need ettevõtted tegelevad majandustegevusega. Ja teistele taotlejatele siis tegevus 2 ja 3. Seal on kindlasti valik nüüd ikkagi tegevuste sisupõhine ja ka see, mis on selle tegevuse tulemus, sellest siis sõltub, missugune abiliik tegelikult tuleb valida. Mitmelgi slaidil jooksid juba läbi need SECMO tegevused, aga ma tõin nad lihtsalt sellepärast siia, et oranžiga märgitud tegevused tegelikult minu arust võiksid olla need, kus on tegemist riigiabi andmisega või vähese tähtsusega abi andmisega. Et tegevuse 1 puhul eraettevõtte registrisse kantud kindlasti tuleks siis anda riigiabi. Kui nüüd me vaatame tegevuse 2 puhul, siis tippspetsialisti kaasamiseks. Meil on olnud eelmisel taotlusvooru perioodil ka üks tippspetsialisti kaasamise taotlus, kus tegelikult oli tegemist, ütleme nüüd, selliste teenustega, mille tulemus läks müüki või millega see taotleja hakkas hiljem majandustegevust tegema. Ja sellisel juhul võib olla võimalus, et me anname vähese tähtsusega abi. Aga mõlemat on võimalik anda nii riigiabi kui ka vähese tähtsusega abi. Kuidas valida, mul tuleb natukene järgnevatel slaididel. Nüüd tegevuse 3 sisuks on ka doktoritööga seonduv, aga nagu te määrusest loete, siis doktoritöös peab lähtuma ka ettevõtte või asutuse jaoks olulise küsimuse lahendamisest. Ja olen näinud ka taotlust, kus tegelikult doktoritöö raames viidi läbi tootearendust. Et nüüd ei saa siin täpselt öelda neid tingimusi, aga tegelikult iga taotlus tuleb siis spetsiaalselt võtta ja vaadata, mis on selle taotluse tegevused ja mis on selle tulemus. Et kui nüüd riigiabi anda, siis võib-olla veel kord üle korrata, et SECMO määrus annab võimaluse ka üldsätetes jumala alguses, et ei ole eristatud tegevusi 1, 2, 3, vaid tõesti on toodud kõikide tegevuste puhul on võimalus siis anda riigiabi või vähese tähtsusega abi. Ja on ka viidatud riigiabi Euroopa määrusele, see on üldine grupierandi määrus. Siit saab ka selle lingi kätte, aga tegemist saab olla ainult SECMO määruse raames artikliga 25, mille alusel saab toetust anda. Ja seal on siis tegemist tegelikult rakendusuuringu või eksperimentaalarendusega. Nii et välja võiks lugeda, et eraettevõtetele tegelikult siis esimese tegevuse juures antakse riigiabi siis vastavalt artiklile 25. Ja nüüd, nagu ma enne ütlesin, ka tegevuse 2 ja tegevuse 3 osas siis sõltub tulemusest, mis siis tegelikult soovitakse teha, et see kordas natukene veel minu eelmist juttu, et tuleb tegelikult taotlusest välja või peaksite siis ka oma kantitabelist näiteks tooma välja tulemuse ja nii edasi, et selle alusel on võimalik siis otsustada, missugust abi teile siis anda. Aga kui on tegemist riigiabiga, siis tõin teadmiseks ka selle, et riigiabi hinnatakse siis teatud kriteeriumite alusel ja see on siis Rahandusministeeriumi kodulehel ka küll kirjas ja see metoodika, et tegelikult nende ettevõtetega, kes juba tegelevad majandustegevusega, on lihtne, et tegelikult seal on riigiabi või vähese tähtsusega abiga tegemist, aga meil on taotlejad ka nüüd taotlejad on ka TA-asutused ja muud asutused, sinna hulka saavad ka kuuluda ülikoolid, et tegelikult siis on see teema natuke keerulisem, aga mitte võimatu. Ja tulekski siis ikkagi mõelda ka nüüd nende tegevuste puhul, mis tehakse ülikoolidele näiteks või tippspetsialist läheb tööle ülikooli, siis tegelikult ka selle töö tulemust tuleks nüüd analüüsida, mida ta seal teeb
eelneval vist teisel või kolmandal slaidil oli toodud tegevuste kaupa need potentsiaalsed tegevused, milleks te tegelikult toetust saate taodelda, siis sõltub nüüd sellest nõndanimetatud tegevuse 1 alategevusest, tegevuse 2 alategevusest või tegevuse 3 alategevusest. Siis sealt saame aimu, et kas nüüd ikkagi see, mille peale raha antakse, kas siis tegelikult see annab eelise sellele asutusele, kes toetust taotleb, leevenduse tavakulusid vähendada või siis tal on hoopiski eelismajanduslik kasu. Nagu ma tõin ka enne näite, et tegelikult ka doktoritöö tulemusena võib olla välja arendatud või tehtud tootearendus, mis lõpeb konkreetse tulemusega, mida ettevõtja hakkab kasutama ja see läheb müüki või ta osaleb majandustegevuses, siis tegelikult tuleks ikkagi otsustada, kas riigiabi või vähese tähtsusega abi osas. Aga põhimõtteliselt, kui nüüd on tegemist riigiabi, siis palun ärge jätke lugemata seda artiklit 25, mis on aluseks, kui riigiabi antakse. See artikkel 25 ütleb ka ära, et tuleb ka täita kõiki selle grupierandi määruse või ügemi määruse esimeses peatükis sätestatud tingimusi. Näiteks siis on seal eriti oluliselt 2 punkti, et abi ei anta raskustes olevale ettevõtjale. Seal on ka mõiste, et tegelikult kui te oma kontserni skeemi teete ja esitate meile kontserni skeemi, siis seal on ka nende skeemi peal toodud ettevõtete osas me peame siis välja või te ise ka peate eelnevalt siis vaatama, kas nendest mõni on raskustes. Ja kui näiteks on teil suur grupp, kus on 15 ettevõtet ja nendest mõni on raskustes, kas partnerettevõte või siis keegi teine, et siis tegelikult ei saa riigiabi teile anda, kui te olete raskustes. Ja sellel riigiabi andmisel peab olema ka alati ergutav mõju. Ja see tähendab seda, et kui te hakkate riigiabi saama või planeerite, et teile antakse riigiabi, siis ei tohi ühegi tegevusega olla alustatud varem, kui te olete meile taotluse esitanud. Et siis saab riigiabi teile anda, kui tegevused hakkavad peale taotluse esitamist. Ja vastavalt siis sellele, nii nagu ka Tea juba alguses ütles, et artiklis 25 on toodud siis abi osakaalud kulukategooriatele. Need on ka täpselt toodud siis SECMO määruses, et tõesti rakendusuuringu elluviimisel on see protsendimäär sõltub ettevõtja suurusest ja eksperimentaalarendusel on täpselt samamoodi. Kui nüüd vähese tähtsusega abi tahta saada, see on nüüd selline abi, mis on antav väikses mahus. Ja Euroopa Komisjon on leidnud, et see ei mõjuta liikmesriikide vahelist konkurentsi. Ja põhimõtteliselt võiks öelda, et kui ei ole kindel, kas see nõndanimetatud lõpptulemus osaleb nüüd majandustegevuses või mitte, siis on võimalik võtta riigiabi ja ka taotleda riigiabi. Aga riigiabil on ülemmäärad ja ettevõtjad teavad, et tegelikult vähese tähtsusega abi küllalt palju kasutatakse. Näiteks EISA annab teile koolitusabi, igasugused maakondlikud arenduskeskused ja veel muud tegelikult annavad seda vähese tähtsusega abi. Ja siis võib juhtuda, et teil tegelikult on see ülemmäär on täis, et ei saa enam siit sektorite vahelise mobiilsuse toetuse taotlemise meetmest seda raha panna sinna VTA alla. Aga seda se saate kõik ise kontrollida ja vaadata, mis see piirmäär on. Ja kui nüüd olete veel saanud ettevõttena nüüd horisontaalsed VTA-d ja üldhuviteenuste VTA-d, siis on see piirmäär natuke suurem. Et see on ka oluline teada. Aga kokkuvõtteks tahakski öelda, et ei ole lihtne. Nüüd kõikide tegevustele saab anda ka VTA-d. Ja see tegelikult siis ei ole ka
ma tahaks siiski seda öelda, et just VTA on sellisel juhul, kui te ei ole päris kindlad, kas teie tippspetsialisti või siis ka doktoritöö lõpp osaleb nüüd majandustegevuses, selle majandustegevuses, kes taotluse on esitanud või mitte, siis tegelikult on võimalus VTA-d võtta, kui piirmäär ei ole ületatud, kuna VTA võtmisel ei ole oluline, kas te olete, kui suur ettevõte te olete ja kas te olete raskustes või mitte. Ja samamoodi võiks siis olla nii, et ka toetuse piirmäär, nii nagu on toodud, VTA-d me anname siis samas määras. Et kui tekib küsimusi, siis saate mõelda ja otsustada, aga kokkuvõte, et tegelikult ikkagi, millist abi me saame anda, sõltub toetuse taotlejast, tema põhimõtteliselt, kes ta on ja kui suur ta on ja põhimõtteliselt ka siis projekti sisust. Et riigiabi antakse vastavalt piirmääradele, mis on ka toodud nüüd sektoritevahelise mobiilsuse määruses ja samamoodi on ta grupierandi määruses toodud. Ja VTA määr on sama, mis on toetusel. Need on siis D1 ja D3 on 70% toetust ja 30% omafinni ja tegevuse 2 osas on siis 85% toetust ja 15% siis omafinni. Ja nii nagu Helen ütles, et ikka täismahus, et 4115 eurot palk pluss sellele 40% ja sellest siis arvestatuna kas 70 või 85%. Minu poolt jõudu sihitamisel, taotluste esitamisel ja projektide elluviimisel ja kui on projekti taotlusega teemat, et kas see ikka on toetus, mida te taotlete või ei ole, et selles osas olen valmis ka nõuga või nõu andma. Urve, palun küsimusi. Ja saab veel kommenteerida, et eelmisel perioodil või eelmisel taotlusvoorul meil tõesti ei olnud tegevus 2 ja 3 nüüd riigiabi andmise võimalust ei olnud, et see ongi nüüd tulnud välja eelmises taotlusvoorus esitatud taotlustest, et tegelikult taotluste sisu võib ka olla see, et ta on suunatud majandustegevuseks. Jah, see oli tegevus 2 puhul, et siis me lisasime selle ka nüüd uude määrusesse, et ka tegevus 2 puhul on siis võimalik anda riigiabi ja VTA-d. Aga kui küsimusi ei ole, siis tänan Urvet veel kord ja oleme siin natuke ajakavast ees, aga ma usun, et keegi vast ei tule nüüd kella pealt siin kuulama inimesi, et siis ma annaksingi sõna Viktor Muulile Eesti Teadusagentuurist. Kui sa oled valmis. Jah, annan endast parima. Ma loodan, et mind on nüüd näha ja kuulda. Ja nüüd ma jagan siis ka oma esitlust. Nii, ma ei tea, mida te näete. Nii, tundub, et näete. Väga hea. Väga hea ja kui tea siin alguses või nüüd muretses, et aega on nüüd nagu natukene üle, siis ma ütleks, et ära muretse, et küll me selle ajaga hakkama saame. Nii, aga nagu Tea ütles, mina olen Viktor Muuli Teadusagentuurist ja meie aitame siis Teadusagentuuri poole pealt siis Riigi Tugiteenuste Keskusel seda SECMOT ellu viia siis ennekõike siis läbi nõustamise, potentsiaalsete taotlejate nõustamise ja infolevi. Et need on 2 meie nagu põhilist valdkonda, millega võib meie poole pöörduda. Ja nüüd oma tänases lühikeses ülevaates ma markeeriksin ära mõningad mõisted,
mis võivad selle valdkonnaga igapäevaselt mitte kokkupuutuvatele inimestele siis valmistada segadust ja nad võivad minna segamini siis teiste tavamõistetega. Ja enne veel, kui ma lähen siis nende mõistete lahtiseletamise juurde, siis kõigil minu slaididel on üleval paremal nurgas on siis väike QR-kood ja selle QR-koodi taustaks lihtsalt nii palju, et meil on teadusagentuuris on siis tehtud selline uudistelist, mis siis vahendab SECMO-ga seonduvat informatsiooni. Ehk kui meil on mingi teadaanne, on ta siis ütleme uue taotlusvooru avamine, on ta siis mingid olulised muudatused, teavitused, täiendused, mida siis võiks nagu teada, siis me anname neist teada teiste vahendite hulgas ka siis nagu selle listi kaudu. Ehk sellele QR-koodile, kui te seda telefoniga sellele lähenete ja siis ta suunab, see QR-kood suunab siis teid automaatselt selle SECMO listi tellimise kohale. Annate talle hetk aega, siis tulevad kohe ette lahtrid, mille ära täites saate ennast endale selle listi tellida. Kohe võib öelda ka seda, et see list et selles listis on ainult tõesti SECMO-ga seotud küsimused ja selles on, kui on kord kvartalis, maksimaalselt 2 korda kvartalis ilmub mingi infokild, et siis on see küll, et ei ole nagu karta seda, et selle infolistiga liikumisel tabab teid info üleküllus, aga on mõistlik sellega nagu kursis olla. Nii, et vaatan kohe, kus me oleme. Ja, et kui me võtame siis need mõisted, alustame siis teadus-arendustegevusest, siis on küsimus, et miks me nüüd nagu sellest nagu räägime. Et siin on selliseid põhjusi on päris mitu, et esimene on siis selline mõisteline segadus, et teadus- ja arendustegevus ei võrdu arendustegevusega ja teadus- ja arendustegevus kindlasti ei võrdu ka tootearendusega. Et arendustegevus ettevõtte vaatevinklist on oluliselt laiem, hõlmab alates nii-öelda seal seadmestiku uuendamisest, tootmisprotsessi uuendamisest, digitaliseerimisest kuni personalikoolituseni, et siin see valdkond on nagu oluliselt laiem ja samamoodi, kui me oleme rääkinud nagu tootearendusest kohati nagu kitsamas ja laiemas mõistes, et siis teadus-arendustegevus ei ole kindlasti sama, mis on tootearendus, et kui tootearenduse puhul me vaatame siis nagu toote või teenuse peale siis kogu selle elukaare kontekstis kuni algusest kuni valmis toote teenuseni, siis selle toote kujunemisloos võib olla osaliselt teadus-arendustegevus seotud, aga ta ei pruugi olla nagu seotud. Et see on nagu see, et lihtsalt hoida need mõisted nagu lahus, mis tähendavad erinevaid asju. Teine, miks on ta SECMO kontekstis on oluline, on siis see, et tegevustes 1 ja 3, see on siis teadlase palkamine ja teadmussiire doktorandi tööle võtmine, et seal on siis see teadus-arendustegevus on ikkagi toetatavaks põhitegevuseks. Ja ka tegevus 2 on siis tippspetsialisti palkamine siis teadus-arendusasutusse, see võib siis samamoodi sisaldada teadus- ja arendustegevust, ehk see on nagu selline läbiv joon kõigi SECMO tegevuste puhul, millele siis need abikõlbulikud tegevused peaksid siis nagu vastama. Ja kolmandaks, mis on ka nagu juba läbi käinud, et sellest teadus- ja arendustegevuse tüübist sõltub siis toetuse määr või mis võib olla siis 25 kuni 70%. Ja nüüd nende mõistete juurde minnes on siis see, et neid mõisteid siis neid võidakse määratleda siis natukene erinevates lähteallikates, aga mõte, mis siis selle teadus-arendustegevuse juures on siis nagu oluline, on siis see, et tegemist on siis uurimis- ja arendustööga, millel on siis väga selge eesmärk on siis kas saada uusi teadmisi või siis leida siis juba olemasolevatele teadmistele siis uusi rakendusalasid.
et SECMO kontekstis, kui me räägime, et kui me räägime teadmussiirdest, siis SECMO puhul siis rakenduvad nii uute teadmiste loomine kui ka siis juba kuskil mujal siis loodud teadmiste rakendamine siis uutes valdkondades ja see uute rakendusalade leidmine, et siin on siis ka, et noh, okei, sellest ma räägin hiljem. Ehk siis jah, et uued teadmised või siis nendele teadmistele uued rakendusalad. Teadusarendustegevus peab siis lisaks sellele, et tal on eesmärk uusi teadmisi saada, peab siis vastama 5 tingimusele või 5 kriteeriumile, et sellest oli ka ettekandes oli põgusalt juttu juba. Ja esimene kriteerium ongi siis uudsus. Mis siis, kas siis uue teadmise loomine, saamine on nagu lihtne, aga mis puudutab seda teadmise rakendamist, siis et siin tuleb nagu vaadata seda, et kui seda olemasolevat teadmist on juba varasemalt rakendatud teie sarnastes tegevusvaldkondades, et siis ei ole tegemist enam uudse rakendusega, et kui teile tundub, et kui teie ettevõtte jaoks on see uus, siis oma olemuslikult ei ole tegemist uudse rakendusalaga, kui ta on sarnastes valdkondades, on ta juba nagu rakendatud. Ehk siis, ja siis see, kui me räägime nüüd SECMO kontekstis, siis see, et tegemist on nagu uudse uurimis- või arendustööga, et selle tõendamine jääb siis tegelikult siis nagu taotlejale. Taotleja peab siis suundma siis hindajaid veenda, et tema tegevus on siis uudne. Loomingulisus. Loomingulisus tähendab seda, et kui me räägime nüüd sellest tegevusest, mida siis teadlane hakkab siis asutuses ellu viima või mida doktorant hakkab siis nagu tegema, et see peab olema siis sihipärane, seal peab olema mingi idee, peab olema mingi kitsaskoht, peab olema siis mingi väljapakutav lahendus, mis nagu võiks siis seda nagu sellele probleemile nagu lahendust pakkuda ja ehk kui me räägime, et me tahame teha mingit projekti, kus me tahame teha mingeid nagu täiesti rutiinseid asju, et siis, kus nagu see loominguline element selles eesmärgi püstituses nagu puudub, et siis see nagu teadus-arendustegevuse alla ei mahu. Tulemus ettemääramatus on väga oluline ja on teadus-arendustegevuse tulemuste rakendamise puhul on ka selle mõttes nagu väga kriitilise tähtsusega, et kui me teame, et see asi nagu töötab, siis ei ole seal enam midagi uurida ega arendada, siis on see asi, ütleme siis piltlikult öeldes see pusle vaja nagu lihtsalt kokku panna. Et see tulemus ei ole nagu ette teada, see muudab ka nende teadmiste rakendamise ettevõtluses ka pisut nagu aeganõudvamaks ja teeb need ettevõtjad ettevaatlikumaks, et tulemust ju ei ole teada. Ja see on siis ka tegelikult nagu üks olulisi põhjusi, et neid riske nagu maandada, siis tegelikult sellist teadmussiiret koostööd teeasutustega, siis seda siis toetatakse siis avaliku sektori poolt üsna laialdaselt igal pool. Süstemaatilisus, et see kõik peab käima siis teatud korra kohaselt, projektil peab olema siis plaan, see peab olema siis kui tehakse katseid, on olemas nagu katseprotokollid, et see lähenemine sellele teadus-arendustegevusele peab olema süsteemne. Ja kui need kõik tingimused on nagu täidetud, siis sealt peab tulema nagu välja ka nagu see, et kui keegi otsustab nüüd teha sama uurimis-arendustööd täpselt samadel tingimustel, mis on siis selle eelmise töö käigus nagu kirja pandud, et siis idee poolest peaks see tulemus olema ka korratav. Ja kui see tulemus on nagu korratav samade tingimuste korral, et siis on nagu see, et siis nagu tegelikult kaob ära vajadus neid samu katseid üha uuesti korrata, ehk kui on nagu selles mõttes nagu korralikult läbi viidud uurimistöö, siis tema tulemused on nagu ülekantavad ja aluseks võetavad nagu järgmistele etappidele. Et need on nüüd selle teadus-arendustegevuse
5 tingimust või tunnust, mis siis kõik peavad olema siis nagu täidetud selleks, et ta vastaks nii-öelda siis selle SECMO meetme raames siis selle teadus-arendustegevuse määratlusele. Ja abiks on siis Frascati manuaal, millele viitas ka Tea juba varem, et siit me oleme siis nagu tõlkinud selle teise peatüki, kus on siis mõisted, näited, erinevad viited on siis toodud, selle me oleme tõlkinud siis viimase versiooni eesti keelde ja see on siis Teadusagentuuri veebilt on siis ka alla laetav. Teadusarendustegevust liigitatakse siis klassikaliselt 3, et siin siis punasega toodud see alusuuringut ja rohelisega rakendusuuring, eksperimentaalarendus, et värv on siis nagu tingitud lihtsalt nagu sellest, kas see on SECMO raames siis abikõlbulik või mitte, et alusuuringud ei ole abikõlbulikud ja alusuuringu eesmärk on siis ikkagi saada nii-öelda uusi teadmisi ja selle töö eesmärk otsene eesmärk ei ole tegelikult selle teadmiste rakendamine. Et see on nüüd nagu see, kus tehakse nagu lihtsalt uute teadmiste saamiseks valdavalt. See, et neid kunagi hiljem võidakse kasutada kuskil mujal, et see nagu selle teadustöö või teadusarendustöö läbiviimise puhul ei ole nagu omaette eesmärgiks. Alusuuringud siis turult siis nagu turusituatsioonist siis kõige kaugemal. Neil puudub nagu nende tulemustest otseselt huvitatud tellija üldjuhul, ehk siis neid alusuuringuid rahastab siis üldjuhul avalik sektor ja nende alusuuringute puhul on siis nagu see, et tihtipeale siis teadlane või teadusgrupp on siis selle alusuuringu temaatika valimisel vaba ja mis puudutab siis neid tulemusi, siis need tulemused siis avaldatakse üldjuhul siis avalikult siis teadusajakirjanduses, ehk need siis saavad siis tingimusteta siis kõigile huvilistele edasiseks arendamiseks nagu kättesaadavaks. Sarnaselt alusuuringuga on ka rakendusuuring on siis uurimistöö, mis on siis mõeldud siis nagu uute teadmiste saamiseks. Aga rakendusuuringutel on juba selle mõttes on nagu selge eesmärk, et juba selle uurimistöö suunitlusest lähtuvalt siis on eesmärgiks neid saadavaid tulemusi võimalikult kiiresti praktikas rakendada. Sellest tulenevalt on siis rakendusuuringutel tihtipeale olemas tellija. Tellijaks siis võib olla samamoodi ka avalik sektor, võib olla juba ka siis nii-öelda erasektor. Ja kuna üldjuhul on siis niimoodi, et kes maksab, tellib ka muusika, siis võib juba rakendusuuringute puhul olla ka see, et rakendusuuringu tellija võib siis rakendada piiranguid selle rakendusuuringu tulemuste avalikuks kättesaamiseks. Ehk mis tähendab seda, et see kokkuleppe kohaselt võib siis rakendusuuringu tulemus jääda ainult tellija kasutusse ja kui sealt tekib mingi intellektuaalomand, et siis ka see intellektuaalomand on siis nagu see, mis siis võib jääda siis nii uuringu tellijale, kui seda siis võidakse siis ka jagada siis muidugi ka selle uuringu elluviijaga. Alusuuring, rakendusuuring siis põhimõtteliselt siis seotud uute teadmiste saamisega ja kolmas teadusarendustegevuse liik siis eksperimentaalaarendus, mille kohta siis ka kasutatakse aeg-ajalt nagu terminit, see on siis tootearendus kitsamas tähenduses, et eksperimentaalaarendus on siis tegevus, mis siis tegelikult otseselt enam uut teadmist ei loo, küll ta siis nagu paneb siis uudselt kokku nüüd neid aluse rakendusuuringute tulemusi ja eksperimentaalarendus on siis suunatud juba siis tegelikult juba siis siis kas nende siis uute teenuste, toodete või protsesside arendamisele või siis juba olemasolevate puhul siis juba nende olulisele täiustamisele. Ja kuna siin on juba tegemist juba kõige turulähedasema olukorraga, ehk siis see, kus eksperimentaalarenduse tellija on selle tulemusest juba otseselt ja eluliselt huvitatud,
et siis siin enam üldjuhul nagu selle tulemuse avalikku levitamist, et seda siis ei pruugi enam nagu üldse olla. Väga lihtne oleks, kui maailm oleks mustvalge, et vaatame mingile asjale otsa, ütleme, et nii, see on alusuuring, see on rakendusuuring, see on eksperimentaalarendus. Tegelikult on maailm oma olemuses palju mitmekesisem. Ehk kohati need piirid nagu nende erinevate teadusarendustegevuse liikide vahel ei joonistu mustvalgelt välja ja siis kasutatakse sellist terminit veel nagu tehnoloogia valmidusastmed, mis on siis kui tehnoloogia on oma olemuselt on siis millegi tootmiseks või teenuse pakkumiseks siis vajalik siis seadmete teadmiste ja oskuste kogum ja sellega käib kaasas ka nende rakendamine, siis see tehnoloogia võib olla väga erinevatel valmidusastmetel. Ta võib olla alles idee tasandil, kus on nagu, et alguses oli mõte ja ta võib olla ka nagu sealmaal, et see toode või teenus on meil nagu turul olemas, et see mis vahemikus või millisel tehnoloogia valmidusastmel nüüd parasjagu see projekti tulemus, kuhu ta meil platseerub, et see aitab meil nagu tegelikult siis ka natukene täpsemalt määratleda seda, et kuhu teadus-arendustegevuse valdkonda meil siis see projekt võiks nagu liigituda. Neid valmidusastmete skaalasid on mitmeid. Ja siin on siis toodud siis Euroopa Horisondi poolt kasutatavad tehnoloogia valmidusastmeid. Neid on 9 ja esimene ots on meil siis tegelikult see, kus meil sisuliselt veel nagu seda tehnoloogiat veel ei ole, et meil on nagu ütleme, on see idee tasandil, ehk see on nagu see, mis võiks nagu mahutuda siis sinna alusuuringusse. Need, mis on meil toodud siis nagu rohelisega, on siis, et kui meil nii-öelda see kontseptsioon on olemas, me hakkame nüüd neid tõestama siis alguses nii-öelda katseliselt, siis natuke suuremas mahus laboris ja siis ka juba siis nii-öelda asjakohases simuleeritud keskkonnas, et need me liigitame siis rakendusuuringute alla. Ja kui meil see tehnoloogia on juba lisaks sellele, et ta on kontrollitud, vaid ta on meil ka demonstreeritud ja juba töötab selles simuleeritud asjakohases keskkonnas. Ja pluss veel, et kui me viime selle testimise ja demonstreerimise üle nagu tema lõplikku töökeskkonda, et siis me räägime nagu tegelikult juba siis eksperimentaalarendusest. Ja kui tehnoloogia on nagu valmis, siis tema oma selles valmidusastmete tasandil ta veel võib kõrgemale tõusta, aga ta väljub siis selles teadus- ja arendustegevuse raamistikust ja ütleme, seda otsa me nagu tegelikult jällegi ei toeta, et siin nagu selles, et kui läbimõeldud või kui valmis see tehnoloogia on, et siis see aitab ka nagu tegelikult võib-olla natukene siis paigutada, kas ta on siis tegemist on rakendusuuringuga või siis tootearendusega, eksperimentaalarendusega. Ja siin ma olen toonud lihtsalt siis neli näidet, 4 juhendit, kuidas siis neid tehnoloogia valmidusastmeid nagu siis hinnata. See on siis meie veebis on siis olemas valmidusastmete lühikirjeldus, mis siis tugineb Euroopa Horisondi tehnoloogia valmidusastmetele. Põhimõtteliselt ingliskeelne juhendmaterjal on siis olemas ka sellesama Euroopa Horisondi lehel ja siin on siis ka toodud siis 2 veel täiendavat eestikeelset materjali. See on siis EISi juhendmaterjalid, mis on siis tehnilise valmisoleku tasemene määratlemine projektides ja teine on siis taseme määratlemine IT-projektides. Ja nendes juhendites on lisaks nagu, need on ikkagi põhjalikud juhendid, et meil teadusagentuuris meil on ikkagi nagu see tõlge sellest lühijuhendist Euroopa Horisondi omast, et nendest EISi juhenditest on kindlasti abi, seal on palju põhjalikumad need küsimused ja juhendid, et kuidas seda nüüd nagu määratleda. Need ongi
nüüd need teemad, mis ma tahtsin nagu kaardistada ja veel kord, enne kui ma selle jagamise lõpetan, tuletan meelde, et üleval paremal nurgas on siis QR-kood, mille abil siis on võimalik liituda siis SECMO uudiste lingiga. Mina tänan. Aitäh! Kas on Viktorile äkki küsimusi? Siis tänud veel kord põhjaliku selgituse eest. Ja järgmine teema on siis meil nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad ja TAIE fookusvaldkonnad, kus ma panuksin siis, annaksin sõna Mats Hansenile Eesti Teadusagentuurist. Tere! Tere! Mina olen siis Mats Hansen, Eesti Teadusagentuuri teadus- ja arendustegevuse sihttoetuste valdkonna juht. Ja mul paluti rääkida siis täna sellest, et missugused on need fookusvaldkonnad ja kuidas neid siis valida. Ja ma kohe katsun leida üles selle akna, mida ma pean jagama. Ja paneme siit esitleja vaate ka käima. Nii, ja nüüd võiks olla vist mul esitleja vaade ees ja... Jah, on. Ja siis me saame sellest hakata rääkima. Hästi, et TAIE arengukava siis aastatel 2021–2035 jaguneb 7 fookusvaldkonda. Need on siis nutika spetsialiseerumise fookusvaldkonnad ja need on siin siis välja toodud digilahendused igas eluvaldkonnas, tervisetehnoloogiad ja teenused, kohalike ressursside väärindamine, mis omakorda jaguneb siis 4, toit, puit, maapõueressursid, teisene toore ja jäätmed. Ja lõpuks siis on veel nutikad ja kestlikud energialahendused. Ja ega ma siin pikalt midagi ei lobise, lähme kohe asume asja juurde. Digilahendused on siis, nagu eelpool oli ka seda öeldud, siis neil on kõigil omad prioriteetsed suunad. Need prioriteetsed suunad on siin sellel joonisel ära toodud. Ja kui Viktor eelnevalt rääkis teadus-arendustegevuse teisest tingimusest, väike tunnikontroll, mis see oli, kes mäletab, see oli loomingulisus. Ja selles mõttes, et olge nende fookusvaldkondade valimisel ka selles mõttes loomingulised, et ärge nagu mõelge ennast kinni kuskile, et noh, kas ma nüüd sobin siia sellesse teise valdkonda või ei sobi. Et oluline on siin teha sellist asja, et kui teil enda peas tekib ju mingisugune seos mingi valdkonnaga, siis katsuge see hästi põhjalikult lahti kirjutada, et hindajad saaksid aru, et mis see seos on, kus see seos tuleb. Et vahel juhtub sihukest asja, et no see seos jääb kuidagi arusaamatuks ja kui seda seost ei leita, no siis sellega see taotlus väga kaugele ei purjeta. Aga jah, digilahendused, siin on siis need prioriteetsed suunad on siis no, küberturvalisus kindlasti, siis andmevaldkond, kuidas andmeid siis nutikalt ja arukalt kasutada. Elektroonikaseadmete süsteemide arendamine, igasugu digilahendused energeetikas, ehituses, transpordis, teaduspõhised siis lahendused hariduses ja elukestvas õppes, äriprotsesside innovatsiooni toetamine läbi digilahenduste ja mis siis nagu enam toetamist vajavad, ongi need samad, eks ju, millest ka eelnevalt oli juttu, eks ju, alus- ja rakendusuuringud, alusuuringuid SECMO programmist ei toetata, aga mõnedest teistest, mis sinna valdkonda panustavad, võidakse toetada. Teadmussiire on oluline ja siis loodavate lahenduste hindamise testimise keskkondade arendamine. Et need on sellised enam toetust vajavad suunad. Nii, järgmine valdkond
Vaata, milline nupp mind järgmise slaidi peale viib, ükski ei vii. See nupp, selge. Tervis siis tehnoloogiate teenuste valdkonnas on siis eelisarendatavad suunad biomeditsiin, biomeditsiini tehnoloogiad, kriiside ennetamine, nendega toimetulek, inimest kaasavad ja inimkesksed tervisetehnoloogiad ja teenused, andmepõhised infotehnoloogilised lahendused, interdistsiplinaarne teadus-arendustegevus ehk siis mida mõeldakse interdistsiplinaarse teadus-arendustegevuse all on siis, kus saab kaasata siis kõiksugu muid valdkondi samamoodi, eks ju, sinna võivad digilahendused minna alla, sinna võivad minna teised teadusvaldkonnad. Teine selline on biomeditsiin, biomeditsiinitehnoloogiad. Et mul on siin välja toodud ka, et sinna alla käivad nii, mitte ainult nagu meditsiiniteadus või selline molekulaarbioloogiline asi, aga kõik keemia, bioloogia, füüsika, kõik teised teadused, mis sellele kuidagi moodi siis meditsiini arendusele kaasa aitavad. Siin ka on siis sellised enim toetamist vajavad siis teadussuunad välja toodud. Siin on siis meil koostöö teadusasutuste, ettevõtete, haiglate, avaliku sektori vahel. Samamoodi nagu eelnevas, eks ju, need loodavate lahenduste hindamise ja testimise võimalused ja keskkonnad. Ja siin siis ka iduettevõtlus on selliseks arendamist vajavaks suunaks pandud. Toidu valdkonnas on prioriteetseid arendussuundi 3. Toidu ohutus ja kvaliteet ehk siis selle alane teadus-arendustegevus. Ka jätkusuutlikuks toidutoorme väärindamiseks tehtav tegevus. Ja kõrvalsaatuste ja tootmisjääkide väärindamiseks siis tehtav teadus-arendustegevus. Ja siin siis näiteks alla käivad veel siis uued toiduallikad, igasugu merevesi, viljeldus, rakupõllumajandus, taimse valgu kasutamine ja nii edasi, et kui selles valdkonnas mingisugust uurimustööd on plaanis teha, siis see on väga hea. Samamoodi pakendite mõju toidule, mis läheb siis toiduohutuse kvaliteedi tagamise siis eelisarendatavasse suunda. Et need on olulised teemad, millele siis ootame nendega tegelema teadlasi ja ettevõtjaid. Siin siis enim toetust vajavad suunad on siis samamoodi alusrakendusuuringud, teadlaste insenerid järel- ja juurdekasvu panustavad siis tegevused, ehk siis näiteks teadmussiirde doktorandid, koostöö suurendamine, tööstussümbioos, mille all siis mõeldakse seda, et ühe tööstuse kõrvalsaadus oleks teisele tooraine, automatiseerimine, lahenduste testimine ja andmete tark kasutamine. Järgmine fookusvaldkond on siis maapõueressursid. Siia lähevad nüüd alla fosforiidi uuringud, metallimaakide levik ja majanduslik potentsiaal, geotermaalenergia, ehitusmaavarad, ehk siis liivkruus ja sellised maavarad. Samamoodi ka tööstusjäätmete taaskasutus ja väärindamine, põlevkivi väärindamine, põhjavee leviki omadused, nende uurimine, kasutusvõimaluste väljaselgitamine ja turba füüsikas-keemiline väärindamine. Siin siis samamoodi oodatakse eelkõige siis selliseid tegevusi, kus teadustulemusi ja loodud tehnoloogiaid kasutusele võetakse, kus saab testida neid uusi võimalusi. Ja samamoodi tööstussümbioos on siin see, ja muidugi rakendusuuringud, alus- ja rakendusuuringud on
kõigi nende fookusvaldkondadega seotud, et seal need on kõik väga oodatud. Puidu väärindamise fookusvaldkonnas on siis prioriteetseteks suundadeks keemiline ja molekulaarne väärindamine, ehk siis võtame puidust välja ligniini, suhkrut, tselluloosi ja väärindame neid eraldi. Teeme neist midagi. Puid kui teisene toore ja puidujäätmed, nagu siin eelkõneleja rääkis, siis saepurust ehitusplaate seente abil toota. Täpselt see teema, mida eelis arendatakse. Puidu mehaaniline väärindamine. Siin siis mõeldud siis kestvustooteid arendada ja metsateaduspõhine kasvatus, kust siis tuleb see kvaliteetne tooraine, millest siis saab teha nii kõiki neid teisi väärindamisi kuni siis saepuru väärindamiseni välja. Ja siin siis enim toetust vajavad suunad on siis sisuliselt sama, mis juba varem on öeldud, alusrakendusuuringud. Ja jälle toon välja, et alusuuringuid siis SECMO programmist ei toetata. Ja teadustulemused kasutusele võtta, testimise võimalused keskkonnad ja koostöö teadusasutuste ettevõtjate avaliku sektori vahel ja ka rahvusvaheliselt. Teisena toore ja jäätmed. Siin on siis eelisarendatavaks suundadeks bio- ja ringmajandus, ehk siis tarbija käitumise kujundamine ja sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised aspektid. Interdistsiplinaarne teadus ja arendustegevus teisese toorme ja jäätmete väärindamiseks, ehk siis koostöö teiste keskkonnatehnoloogide kui näiteks keemikute, molekulaarbioloogide vahel, et kuidas need jäätmeid kas siis mingite mikroorganismide abil või keemiliselt, füüsiliselt kuidagi väärindada. Teisese toorme kasutamine, jäätmete vältimise, kogumise, sorteerimise, ümbertöötlemise lahendused ning tehnoloogiate arendamine, et kuidas siis efektiivsemalt neid jäätmeid koguda, kuidas neid sorteerida, ümber töötelda, jäätmevooge. See on teine teema tegelikult, jah. Kolmas, ehk siis neljas prioriteetne teadus-arendustegevuse suund ongi siis teisese toorme jäätmete voogude seire ja andmete kasutamisega seotud teadus-arendustegevus. Ehk siis kuidas neid jäätmevooge prognoosida, hallata ja kuidas neid suunata siis taaskasutusse rohkem. Hästi, siin jälle enim toetamist vajavad suunad on siis loodud ja olemasolevate tehnoloogiate ja teadustulemuste kasutuselevõtt. Näiteks käib siia alla siis alus- ja rakendusuuringute teadussuundade arendamine ja teadlaste inseneride järel- ja juurdekasv. Koostöö suurendamine siis teadusasutuste ja ettevõtete vahel, tööstussümbioos jällegi. Siin on nüüd saanud üks kirjaviga sisse. Aga samamoodi ka andmete kogumine ja tark kasutamine käivad siin selle alla. Ja energialahendused. Siia on siis toodud välja 3 prioriteetset teadus-arendussuunda. Kliimaneutraalne energia tootmine, salvestamine ja targad võrgud ja energiakasutuse tõhustamine, ressursisäästlikkus. Ehk siis energiatootmise viisid, mis ei kahjustaks keskkonda, kuidas me saaksime salvestada neid ja koormust juhtida efektiivsemalt. Kuidas ülekandevõrke nutikalt arendada ja üks oluline suund on veel energiatarbilised lahendused transpordis, ehituses, tootmises
et need oleksid siis tõhusamad ja säästlikumad. Siin enam toetust vajavad suunad on siis jälle eelnevalt on kõik välja toodud, teadustulemuste tehnoloogiate kasutuselevõtt, koostöö suurendamine, lahenduste testimine ja andmete kogumine. Nii, ja see oleks nagu kiire ülevaade nende fookusvaldkondade kohta. Kui on küsimusi, siis võib neid esitada siin praegu kohe ja võib neid ka saata siis meili peale, kui tekib hiljem. Suur tänu. Kas on kellelgi praegu kohe küsimusi selles osas? Kas kõik on väga selge või kõik on väga keeruline? Ja, palun, Peeter. Ja, tere. Et tegelikult TAIE teekaardis digilahendused igas eluvaldkonnas on ka üheks fookusvaldkonnaks teaduspõhised digilahendused hariduses ja elukestvas õppes, et praegu nüüd seda loetletud ei ole, et kas see nii-öelda on prioriteetsetest valdkondadest välja jäänud? Ei, kindlasti ei ole ta välja jäänud, ta on mul lihtsalt slaidilt välja jäänud, aga seal selle joonise peal oli ta ilusti olemas. Selge, aitäh. Ja palun. Aga suur tänu veel kord selle hea ülevaate eest ja siis läheksime siis edasi ja räägiksin siis sellest taotlemise protsessist. Projekti on mul näha ilusti, jah? Et kõikide projektide abikõlblikkuse periood peab siis jääma ajavahemikku 1. jaanuar 2022 kuni 31. august 2029, ehk siis 31. augustiks 2029 peavad olema kõik tegevused lõppenud. Ja kui meil on tegemist siis riigi abiga, siis ei tohi projekt alata enne taotluse esitamist. Taotlused esitatakse e-toetuste keskkonnas, taotleja siis esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatuna ja tutvustan veidi hiljem siis ka seda keskkonda. Ja igaks juhuks ütlen ka seda, et hindajad, nii siis hindamiskomisjon kui ka rakendusüksus saavad siis tugineda sellele, mis taotluses on kirja pandud ja nendele tõenditele, mis te siis olete juurde esitanud, et kui midagi on jäänud maha ja hiljem olete te saanud võib-olla otsuse, mis teile rõõmu ei valmista, siis kahjuks selliste dokumentidega, mida on unustatud panna või mis tagantjärgi välja ilmuvad, siis nendega kahjuks enam midagi peale hakata ei ole. Ja kõikide veergude juures on siis küsimärk, kus te leiate siis juhendi vastava veeru täitmise kohta ja selles taotlusvoorus me enam eraldi nii-öelda PDF-versioonis juhendit ei teinud. Taotluste menetlemistähtaeg on kuni 60 tööpäeva taotluse esitamisest ja see pikeneb siis, kui me saadame teile välja päringu. Ja meil on olemas siis Segmol oma kodulehekülg rtk.ee/Segmo, kus siis on leitav nii toetust saanud projektide nimekiri, TAIE fookusvaldkondade kirjeldused, sinna tuleb KKK rubriik, nii et siis sealt saate siis jälgida jooksvat infot. Esimene taotlusvoor algas siis meil sellel esmaspäeval ja on avatud kuni 31. detsembri kella 4-ni. Ja miks selline kellaaeg? See on siis sellepärast, et juhul, kui teil tekib mingi tehnilisi tõrkeid taotluse esitamisel, et siis meil oleks veel olemas inimesed tööpäeva sees, kes saavad teid aidata. Ja taotlusvooru maht on 6 miljonit eurot. Toetus saab taotleda avatud taotlusvooru piires jooksvalt. See tähendab seda, et kõik taotlused, mis esitatakse, me kohe ka järjest menetleme ja hindamiskomisjon siis tegevus üks puhul koguneb üldjuhul siis 1 kord kuus, kes siis hindab ära selle
siis selle komisjoni toimumise ajaks vastavaks tunnistatud ja ekspertide poolt hinnatud taotlused. Ja esitamise järjekorras siis esitamise järjekorda me vaatame siis, kui hakkab siis see taotlusvooru juba eelarve kokku tõmbama. Aga kogu meetme maht on meil üle 29 miljoni, millest siis toetusosa on 23 miljonit eurot ja seda võin ka siis öelda, et esimeses taotlusvoorus me praktiliselt kõik selle 6 miljonit, mis oli siis esimese taotlusvooru maht, ka ära jagasime. Mainin väikse lõiguga selle kohta, et mis siis saama hakkab, kui teie taotlus on saanud positiivse otsuse, siis nii nagu meil väga hästi toetussaaja ka siin rääkis, et väga palju vaeva aruandlusega näha ei ole vaja, et kord poole aasta jooksul esitatakse siis sisuaruanne ja makseid siis saate esitada siis nii tihti, kui teil endal vaja on, aga mitte tihedamini kui kord kuus. Ja pärast siis 2 kuu jooksul pärast projekti lõppu esitatakse siis lõpparuanne, mille kohustuslik lisa on siis teadlase või tippspetsialisti olenevalt siis kumb tegevus. Teil on hinnang siis selle projekti tulemustele. Ja ainukene kuludokument, seda ei saa isegi kuludokumendiks nimetada, ainuke dokument, mida meie teie käest saada tahame ja näha tahame, on siis see leping, mille te olete siis sõlminud selle tööle võetava isikuga. Ja selles lepingud siis on vastavalt teie asutuse enda formaadile, et mingit lepingu põhja standardset meie ette ei anna, küll aga vaatame me seda, et selles lepingus oleks siis kajastatud intellektuaalomandi varaliste õiguste ja kuuluvuse jaotus, et siis hilisemaid lihtsalt tülisid nii-öelda vältida. Ja kuna siin on juttu olnud ka sellest, et lisaks siis tööjõukulule toetame me siis 40% ulatuses projekti jaoks vaja minevate kulusid, siis neid kulusid tõendama ei pea. Ja ka siin on siis mulle antud väike leheküllekene selle kohta siis, kelle käest saab nõu, et siis, aga kellele te ka nendest, kas mulle, Viktorile või Kerstile kirjutate, et kindlasti me omavahel suhtleme ja saame siis aidata teid küsimustes, mis teil võivad tekkida. Aga siis ma näitaksin nüüd teile siis järgmist. Nii. Nii, ma näitangi teile siis meie kodulehekülge. Ja siin on siis olemas siis ka ülevaade sellest, millised on taotlemise tingimused, on link, kus te siis näete taotlemisega seotud faile juhendid, ehk siin on siis olemas kasvuvaldkonnad, kuidas ettevõtte suurust määrata, raskus hinnata, hindamisjuhendid ja ka taotleja kontserni liikmete skeem. Ja siin leheküljel on ka siis selline nupukene, et siia vajutades viib see teid siis e-toetuste keskkonda. Ja kui te siia lähete, siis avaneb teil selline lehekülg, kus on siis teil tõenäoliselt on see lehekülg tühi, aga kuna minul on siin mingisuguseid projekte, siis ärge sellele tähelepanu pöörake, et mina pööran teie tähelepanu sellele nupule, kus on kirjutatud alusta uut taotlust. Ja siit te valite siis taotlusvooru ja esimene kohe, mis teile siin ees on sektorite vahelise mobiilsuse toetamine 2025. Nüüd märgite te siia projekti nime ja see projekti nimi peaks siis kajastama seda tegevus, seda teemat, millega siis teie projekt on tegelema hakkab. Ja kui te siis salvestate, siit nupust siis sisuliselt ongi teil see projekt loodud.
aga hetkel ma siis näitan teile ühte meie näidisprojekti. Nii, ja me oleme siis ühe sellise testprojekti teinud, et kui teie nüüd siis olete selle sisestanud siis omale pannud pealkirjakese ja siis teil avaneb umbes selline vaade, kus te siis ise juba valides registrikoodi tuleb automaatselt siis mingid lehed täidetakse, et ma tahan siin kohal näidata seda, et siin praktiliselt iga rea lõpus on küsimärk. Ja kui te selle avate, siis te saate siit info, mis sellel väljal tuleb täita. Kindlasti osa, mida te peaksite täitma, on kontaktisikud. Ma panen siin sellise funktsiooni nagu avaandmed muutmiseks. Et siin te siis saate ilusti neid andmeid muuta ka, kui te olete vahepeal näiteks taotlusest välja läinud ja siis soovite jälle edasi tegutseda, siis siin on koht lisakontaktisik. Ja siis teil avaleb üks selline tabel, mille te siis täidate, siin peab olema vähemalt üks inimene ja vähemalt üks inimene peab vajutama siia linnukese, et isik soovib teavitusi e-postile. Sellepärast, et kogu kirjavahetus projekti osas hakkab toimuma siin projekti postkasti kaudu. Et siit saate teie kirju saata ja saadame meie teile kirju ja see, kui te olete siis märkinud, et isik soovib teavituse postile, siis tema hakkabki sellele postiaadressile, mis teile on märgitud, saama siis meie käest teavitusi. Ja siin on siis ka olemas siis see koht, kuhu te siis saate lisada siis selle kontserni liikmete skeemi. Ja kui te olete täitnud omal kõik ära, mis vaja ja te vajutate nupule salvesta ja jätka, siis te lähete järgmisele leheküljele, kus te siis saate juba hakata edasi täitma. Aga kui te näiteks jääb pooleli või midagi, siis saate ka salvestada lihtsalt mustandi ja siis minna edasi. Aga üldjuhul on niimoodi, et kui te valite salvesta mustand, siis te ei pruugi näha lihtsalt seda sisu, mis siin teistel sakkidel on. Automaatselt ilmub siis projekti nimi, valite siis algus- ja lõppkuupäeva, nii nagu ma siis ütlesin, tegevus 1 ja 2 puhul on see maksimaalselt 2 aastat ja tegevus 3 puhul 48 kuud. Ja seda osa partnerid ja maksesaajad täitma ei pea, sellepärast et teie projektis ei ole partnereid. Et siin ma ütlen kohe ära selle, et isegi kui see teadlane, kes te tööle võtate, näiteks ütleme, et te võtate tööle Tartu Ülikooli teadlase, siis see Tartu Ülikool ei ole partner teie projektis. Nii et see osa on siin hetkel sellepärast, et siit kaudu siis läheb kesksüsteemi teave, kellega hakatakse arveldusi tegema. Ja nüüd on üks väga tähtis koht, millele ma tahaksin juhtida tähelepanu ja see on see projekti väljund. Siin on rippmenüü ja siit teie peate valima ühe tegevuse. Vastavalt siis sellele, mis te siis plaanite teha. Kas teil on tippspetsialist, võtate te teadlase tööle või teadmussiirde doktorandi. Te ise sinna mitte midagi kirjutama ei pea. Et teie valite siit selle tegevuse, sest see rippmenüü on seotud süsteemis järgmiste sakkidega. Antud juhul näiteks on meil siin valitud tippspetsialisti kaasamine ja üks siuke väike selline nõks teile, et tihti nendes kohtades, kus on tärn, tähendab see seda, et on kohustuslikud väljad. Aga meie oleme siin pannud väiksed iksikesed siia, et siis ka te võite alguses nii teha, et siis te saate nagu järgmistele sakkidele kuni lõpuni välja, et siis te näete ja saate nagu üldpildi sellest, mis siis see taotlusvorm endast kujutab, sellepärast et kui te siia midagi ei märgi ja kohustuslik väli on ja tahate vajutada nuppu salvesta jätka, siis tuleb teile see üles punane kiri, et teil on mingi asi täitmata.
Ja nendele, kes siis nüüd on ka tuttavad esimese taotlusvormiga, siis sellel sakil sisu on nüüd siis see kõige suurem uuendus ja see on see, et me oleme toonud eraldi teemaplokina välja siis seosed nutika spetsialiseerumisega valdkonna ja TAI arengukavaga. Ja alustate sellest, et te valite enda siia ristikese märgite enda valiku, teete, milline kasvuvaldkond on ja te saate valida ainult ühe kasvuvaldkonna. Kui teil on valitud mitu, siis võite kindlad olla, et me saadame teile tagasi selle taotluse ja palume teil valida ainult ühe. Ja edasi, näiteks siin on antud juhul see tervisetehnoloogiad valitud. Edasi te otsite siit nimekirjast, kus on tervisetehnoloogiad ja teenused ja valite siit ühe prioriteetse suuna. Märgite selle ära ja siis siin lehekülje lõpus on siis juba te kirjeldate seda, miks teil on see kasvuvaldkond on valitud, miks see prioriteetne suund on, kuidas see projekt sellega seotud on. Ja siis projekti rakenduskava eesmärkide ja meetme eesmärkide osas siis on ka siin juhendid toodud, mis siin kirjeldama peab. Ja siin osas siis küsimärgi all on olemas siis link, mis teid viib siis sellele, kus te siis saate täpsema kirjelduse. Näiteks meil oli see tervisetehnoloogiad ja teenused ja siin on siis kõik pikalt laialt kogu see teekaart on siis kirjeldatud, millised on siis need fookusvaldkonnad ja mida siis selle fookusvaldkonna all siis mõeldakse, mis siis need tegevused on, mida siin teha saab. Suuna sisekirjeldused ja võimalused ja sellele juhindudes siis teie saategi oma projekti sisuliselt üles ehitada, et ta vastaks siis sellele TAIE fookusvaldkonnale. Et see on nagu selline kõige suurem uuendus meil selles taotlusvoorus. Näitajate osas on niimoodi, et siit RIP-menüüst te valite siis 2 näitajat. Üks on siis mobiilsusskeemis osalejate arv ja teine näitaja on siis regionaalarengu mõõdik. Nii. Valime ja siia siis te kirjeldate ka samuti siis siin on siis toodud kirjeldus ära küsimärgi all, mida siin oodatakse ja siis selgitate siis ära, milles see mõõde seisneb ja samuti siin all siis on ka kõik need näitajad, mis te siis valite ka samamoodi meetme tegevusüleste näitajate juures on ka lisanäitaja ja siis te saate valida siis need näitajad ja vastavalt siis kirjeldada panust. Ja selle kohta siis kõikidele osades on siis siin küsimärgi all abistavad lingid ja samuti tuleb selle kohta ka korduvate küsimuste siis KKK rubriik eraldi meie koduleheküljele. Ja kui te olete tegevuste lehele jõudnud ja te olete valinud enda tegevuseks, et see on tippspetsialist näitajaks, siis siin on nüüd vaja valida teil tegevus ja teie tegevused saate te valida ka RIP-menüüst. Ja teil on siis siin 4 valikut. Antud juhul me oleme siis valinud selle ühe tippspetsialisti kaasamine toetus 85% ja see ongi nüüd see tegevus. Te ei pea ise kirjutama siia mitte mingisuguseid muid tegevusi, sest teie tegevus ongi tippspetsialisti kaasamine. See, mis see tippspetsialist tegema hakkab teie projektis, selle nüüd kirjeldate siin tegevuse täpsustuse all, nii nagu on siis toodud siin küsimärgis ja lisate kantitabeli siis siia juurde, kus te siis toote siis selle nagu ajakava koos siis loodetud tulemustega. Ja kantitabeli me soovitame teil teha Excelis, sellepärast et see on nii-öelda töödokument, mida te hakkate siis järjest täitma ja esitate iga kord siis koos vahearuandega, et siis on näha sealt ilusti see projekti edenemine.
Ja siin on siis dokumentide lisamise võimalused. Nii, ja vaatame veel eelarve osas. Eelarve osas ma juhin tähelepanu sellele, et te peate kindlasti panema siia linnukese, et kulud on hüvitatavad standardiseeritud ühikuhinna alusel. Ja ka eelarve täitmise kohta tuleb eraldi väike teekond, aga siinkohal ma siis soovitan teil kõigepealt, et te alustate sellest, et te märgite siia ära abikõlbliku kulu. Ja see siis selle koha peal on abikõlblik kulu ainult tööjõukulu, mitte koos 40%-ga. Nii et siia te siis arvutate selle oma tööjõukulu ja valite siit rippmenüüst, et see on otsene personalikulu. Ja nüüd see süsteem ise arvutab teie jaoks välja selle, mis see 40% siis on. Ja nüüd, kui te olete selles sisestanud selle tööjõukulud siia, saate 40%, siis te saate süsteemi poolt teada, mis on teie projekti abikõlblik kulu. Ja selle summa märgite siis siia projekti maksumuse tabelisse. Ja kui te olete selle üldjuhul see kogumaksumus ja abikõlblik kulu on üks ja sama summa, ja kui te siis märgite siia toetuse protsendi, võtan need korraks maha siit. Kui te siia märgite toetuse protsendi, siis see süsteem ise arvutab välja toetuse määra ja oma finantseeringu summa. Ja siin all siis lisate ühiku hinna. Täidate selle tabeli, meil oli tippspetsialist. Ja ühikuid on meil siis, ütleme siis 24. Ja siis see summa, mis siin on, peab siis võrduma selle summaga, mis teil siin selles abikõlbliku summa lahtris oli. Ja siin kohal on siis ka see koht, kus te siis märgite ära, millist abiliiki te soovite. Kuule, kus kohas see ühikuhind seal oli? Seal kõige all siis, jah? Lisaühik, jah, siit. Ja abiliik siis märgite ära, kas te soovite riigiabi, vähese tähtsuse abi või toetust. Ja juhin siis tähelepanu, et ettevõtted ehk eraõiguslikud juriidilised isikud ei saa toetust. Nemad peavad kindlasti valima, kas riigiabi või vähese tähtsusega abi. Kuigi me nimetame, et toetuse summa on see ja oma finantseering, siis toetus selle abiliigi mõistes on siiski ainult avaliku sektori asutustele. Ja siis, kui te selle ühiku hinna ära valite, siis võite peale seda alles selle tööjõukulude summa kirjutada, sest siis ta annab teile seal all selle summa selgelt, aga ta on kindlasti teil enne arvutatud. Ja, muidugi, ja. Kumba pidi te teete, ükskõik. Ja. Aitäh. Ja siis eelarve osas teie midagi täitma ei pea. Siin lahtris ka esialgu midagi täitma ei pea ja kui te olete nüüd jõudnud esitamiseni, siis palun lugege läbi siis kinnituste osa. Tutvuge nendega, vaadake neid linke, mida te siis kinnitate, märgite siis linnukese siia kinnituse lahtrisse ja salvesta jätka, et siis te sisuliselt jõuategi nagu taotluse esitamisele. Ja kui midagi on puudu, siis kahjuks see süsteem ei ole selline, et tema ütleks teile, et puudu on nüüd see ja see, vaid ta ütleb, et taotlusvormis on viga ja esitada ei saa. Ja siis see küsimärgikene, hüüumärgikene punane tuleb ühe nendest sakkidest juurde. Ja seal siis te lähete selle saki peale ja seal te saate kohe aru, et ahah, siin kohas oli mul mingi asi täitmata ja siis te saate selle ära täita ja siis salvesta jätka nupuga jälle edasi minna selle esitamise sakile. Et jah, sellist funktsiooni siin kahjuks ei ole, et ta ütleks kohe ära, mis see viga on, vaid ta lihtsalt suunab vastavale sakile ja siis juba peate ise otsima üles, siis, kus see viga on.
Kas keegi soovib selle taotlusvormi osa midagi küsida? Ma mõtlen, mis ma tahtsin siin veel ütelda. Ahah, võib-olla ma ütleks siis selle näitajate osas veel seda, et see esimene näitaja, see mobiilsusskeemides osalejate arv, siin te märgite sihtväärtuseks 1, sellepärast et te võtate tööle ühe inimese. Aga toetavates üksustes loodud teadusuuringute valdkonna töökohad, siia te märgite koormuse, mis koormusega te inimese tööle võtate. Näiteks kui te võtate poole koormusega, siis te märgite siia 0,5. Et see on nagu see erinevus. Nii, aga minu poolt vist on kõik, et kui kellelgi on küsimusi, ükskõik siis mis teemade osas me täna rääkisime, kas siis tegevuste osas, taotlemise osas, siis hea meelega kuulan teid. Tere, ma korraks küsiksin, kui tohib. Ja. Kuidas see ettevõtte suuruse märkimine siin taotluses on? Nii. See on siin esilehel, taotleja lehel. Ja siin on selline koht nagu ettevõtte suurus. Ja siit siis te valite kas suur, keskmine või väike ettevõtte või siis ei kohaldu, kui me räägime siis avaliku sektori ettevõttest, kes soovib toetust. Ja ma küsingi kohe selle avaliku sektori kohta, et kas seal olid siis protsendimäärad ka erinevad või oli avaliku puhul kindel? Kui te soovite riigi abi, see tegevus soovib riigi abi, siis on erinevad toetusmäärad. Siis on 50 ja 25, sest avalik sektor on igal juhul suur ettevõte. Aitäh. Palun. Kõik tänase infotunni lindistus koos kõikide ettekannetega saab olema siis sellel samal rtk.ee/Segmo kodulehel. Ja võite lahkelt siis alati võite pöörduda, kui mingid küsimusi on, kui jääte jänni taotlusvooru vormi täitmisel või tekib muid küsimusi, siis alati võite minu poole pöörduda. Mul oleks ka üks küsimus. Küsin just selle tippspetsialisti kaasamise kohta, et võib olla ka koormus kas või 0,1, aga kuidas see koormuse ja see tasu, inimese tasu, kas seal peab olema mingisugune nagu, kas see seos võib olla nii-öelda loominguline või et selles mõttes, et see, kui palju me siis maksaksime sellele tippspetsialistile, see on siis meie otsustada nii-öelda. Ühiku hinda maksumus on 4171 eurot. See on, nagu öeldakse, kivisse raiutud. Kui te võtate ta 0,1 koormusega, siis te arvestate sellest summast proportsiooni. Selge. Teie võite ise sellele inimesele maksta, kui palju te soovite, aga meie ei hüvita teile rohkem ega ka vähem, kui see ühiku hind on ette nähtud. Nii et sealt sellest summast 4171 võtate proportsiooni. Töölepingul peaks olema vähemalt see summa sellest 4000-st, see proportsioon. Jah, koormus. Jah, just. Et see summa ka. Jah, töölepingust toote te välja koormuse ja summa. Ja summa võib olla suurem, aga mitte väiksem. Jah, selles mõttes summa võib olla suurem, aga kindlasti ta ei saa olla väiksem kui ühiku hind. Et see töölepingus, et see on, ja. Aga siis lõpetan siis.